Tere! Minu nimi on siis Maris Tamet. Olen enesearmastuse ja õnneliku elu teejuht. Ja täna ma jagaks sinuga siis teadmist, kuidas sa saad kiirendada oma siis teed õnneliku eluni, mis aitab sind rohkem tunda õnnelikumana ka igapäevaselt, mis siis tõstab õnnehormooni sinu sees. Ja selleks on siis tänulikkus. Mida tänulikum sa oma elus oled, seda õnnelikum sa tegelikult oled. Miks see nii on? Sest sa ei saa olla vihane samal ajal, kui sa oled tänulik. Et tänulikkus tekitab sinus positiivsust, su meeleolu läheb paremaks ning nagu ma ütlesin, sa ei saa olla vihane või pahane samal ajal, kui sa oled tänulik. Need kaks emotsiooni ei toimi samal ajal. Ehk siis, kui sa vihastud või oled pahane või mingi sihuke olukord on, siis sa võid teha sellise lükke, et muuta seda kiiresti endas, tõsta siis enda emotsiooni uuesti ülesse ja rahustada ennast ka maha, siis sa võid lugeda endale ette näiteks 5 asja, mille üle sa oled täna tänulik. Mida võimsamad need asjad on, seda parem on, aga näiteks need võivad ka algselt, kui sa lihtsalt hakkad seda nagu harjutama ja testima enda peal, siis sa võid ka need teha. Näiteks, et ma olen tänulik puhta vee eest, ma saan juua puhast vett, ma olen tänulik oma pehme voodi eest, ma olen tänulik oma kodu eest, ma olen tänulik oma pere eest, et ma olen tänulik tänase päeva eest, mis iganes need sinu jaoks on, mis need nagu vali sellised asjad, mis tegelikult tekitavad ka sus nagu mingit seda, et ma olengi päriselt tänulik nende asjade eest. Et algselt on neid võib-olla keerulisem näha, muidugi selle tänulikkusega seotult, siis võid hakata tänulikkuse päevikut pidama, et sa saaksidki siis kirja panna endale igapäevaselt, mille üle sa oled tänulik ja mida nagu rohkem sa seda kasutad, et näiteks iga õhtu paned kirja 3 asja, mille üle sa olid tänulik tänase päeva eest. Et mis sul täna toimus. Et siis sa harjutad endale seda harjumust ja sul hakkab tekkima palju kergemini ja palju lihtsamini siis see, et sa oled tänulik millegi üle. Et millegi eest õigemini. Ja mida rohkem sa nagu seda tänulikkust praktiseerid oma elus, seda rohkem hakkab see automaatselt toimima ka sinu siis igapäevaelus. Et näiteks inimene teeb sulle ukse lahti, et sa tood mingi poekottidega või midagi, inimene teeb sulle ukse lahti, et aidata sind välja, siis sa päriselt oled tänulik sellele inimesele, et ta aitas sind. Siis ma ei tea, sa leiad näiteks euro maast, et sa oled tänulik selle eest. Sest mida rohkem me oleme oma elus tänulikud, asjade eest, mis meil on, asjade eest, mida meil veel ei ole, asjade eest, mis on toimunud või olukordade eest, mis on toimunud, mida rohkem oleme siin elus tänulikud, seda rohkem me avame ennast kõigele paremale. Ehk siis läbi tänulikkuse me toome oma ellu rohkem neid asju, mida me tahame. Jah, siinkohas tähendab ka seda, et ma olen ka tänulik negatiivsete asjade üle, mis minu elus on toimunud. Kui ma oskan olla tänulik erinevate asjade üle, see tänulikkus siis negatiivsete asjade puhul, mitte see, et mulle tehti liiga, et ma olen nii tänulik, et tehke veel. Ma ei mõtle seda. Tänulikkuse all ma mõtlen siis sellistes olukordades seda, et näiteks ma olen tänulik, et see olukord õpetas mulle midagi. Täpselt samamoodi minu siis enda kogemuste pealt, näiteks ma olen tänulik kõikidele oma eksidele
ka kaasa arvatud nendele, kes siis valisid minu asemel kellegi teise, petsid mind või kohtlesid mind kuidagi mitte kõige meeldivamalt, siis ma olen neile tänulik selle õppetunni eest. Ma olen tänulik, et tegelikult läbi siis kogu selle nende olukordade, nende kogemuste avastasin ma enda sees neid valupunkti, mis oli vaja mul tervendada. Teatud määral kõik need situatsioonid, need olukorrad, mis oli siis mul eksidega seotult, on aidanud mul jõuda oma elus siia, kus ma täna olen. Minu raamat on ka seotud siis nende avastuste ja siis nende õppetundidega, mis ma siis oma ekside kaudu sain. Ja see raamat ei oleks selline, kui mul ei oleks selliseid kogemusi olnud oma eksidega. Nii et ma olen tänulik tänaseks päevaks, see ilmselgelt see tänulikkus tuleb juba sellest, et ma olen tervendanud need olukorrad, et mis siis meie vahel toimusid, tervendanud need algjuurpõhjused enda sees, need valupunktid, miks need olukorrad üldse siin elus tekkisid. Et miks need olukorrad või et need olukorrad tulid mulle ju näitama, et minu sees on midagi katki. Ja ma olen selle üle tänaseks mega tänulik, et need toimusid, et need õppetunnid olid, et mulle näidati neid asju ja ma oskangi olla tänulik. Ma oskan kogu südamest olla tänulik selle eest. Ma mõtlen nagu negatiivsete asjade puhul seda. Sest lõppkokkuvõttes need negatiivsed asjad, mis tundusid mulle vanasti negatiivsed, oligi see petmine, reetmine ja mis iganes seal suhetes toimus, et need olid mega negatiivsed asjad. Tänasel päeval need on tegelikult täiega positiivsed olnud, sellepärast et tänu neile või nendele olukordadele olen ma jõudnud oma elus nii kaugele. Ma saan sulle täna rääkida sellest, nagu kuidas see asi on toiminud, miks olla tänulik, et ma saan jagada sulle seda asja ja ma olen oma elus läbi siis tänu nendele olukordadele, et need on nagu selles mõistes ülipositiivsed olnud, et ma olengi saanud näha enda sees neid valupunkti, mis olid minu sees peidus ja millega tänaseks siis ma olen ära tervendanud või nagu tegelenud ja tervendanud, ehk siis ma olen vaba neist. Ja läbi selle olen ma avastanud iseennast tunduvalt rohkem. Ma olen õppinud iseennast armastama, aktsepteerima sellisena, nagu ma olen, leidnud oma tõelise mina tänu sellele, et nad näitasid mulle neid valupunkte, et nad tõid päevavalgele need asjad, mis minu sees olid peidus maha maetud. Ja ma olen ülitänulik, et lihtsalt mu elu on nii palju parem sellest, kui siis oli. Ja suur aitäh neile ja seda mõtlen ma siis negatiivsete olukordade osas, et mingid asjad nagu situatsioonid, mis ei ole kõige meeldivamad olnud, et tegelikult ka nende üle saab olla tänulik, sest kõik siin elus, meie eludes juhtuvad asjad põhjusega. Kõigel on põhjus, miks midagi toimub, miks midagi juhtub, kaasa arvatud, miks sa täna siin oled ja just seda videot kuuled just minu käest, minu selgituse viisi moodi. Või nagu selle, et kuidas mina seda jagan. See loksutab sinus mingi info lahti. Sul on vaja seda kuulda täpselt selliselt, nagu mina jagan. Et kõik siin elus juhtub põhjusega, kaasa arvatud need negatiivsed kogemused, mis meil on olnud või ebameeldivad kogemused. Ja kui sa saad aru ja mõistad seda, et kõik siin elus juhtub põhjusega, siis on nagu palju lihtsam olla tänulik selliste sündmuste osas. Et näiteks minu puhul ma ei sooviks mitte kellegile, isegi mitte kui mul oleks vihavaenlane, siis mitte ka talle selliseid sündmusi elus. Aga ma olen ikkagi tänulik, et mul olid need kogemused, sest läbi nende kogemuste olen ma kasvanud ja arenenud mega palju ja ma saan teile jagada seda infot. Ilma nende kogemusteta oleks väga keeruline jagada teadmisi, mida ma ei ole kogenud. Et kõik siin elus juhtub põhjusega, kõik on omavahel seotud.
ja selle tõttu, kui sa hakkad nagu vaikselt seda nägema, mõistma, siis on seda tänulikkust palju kergem teha, palju rohkem jagada, et ma olengi tänulik igasuguste asjade eest ja usu mind, mida tänulikum sa oled oma elus toimuva osas, jutt käib siis tõeliselt tänulik, mitte see, et lihtsalt, ma olen tänulik. Vaid päriselt see, et sul tulebki südamest, et ma olen tänulik sellise asja eest. Seda rohkem sa avad ennast siis külluse energiale. Ehk siis sinu ellu hakkavad tulema ka teised asjad, näiteks võimalused, raha, siis inimesed, igasuguseid häid positiivseid asju, sest sa oskad olla tänulik ka selle eest, mis sul on olnud, mis sul praegu on ja ka selle eest, mida sul veel ei ole. Ja mida tänulikum sa oled, seda rohkem sinu energia on seal külluse energias, kus sa siis saadki, sa oled nagu vastuvõtlik läbi selle tänulikkuse, oled sa vastuvõtlik kõigele sellele, mida sa päriselt tahad. Ehk siis see õnnelik elu, millest sa nagu unistad, see unistuste elu, mis iganes seal need asjad on, näiteks ma ei tea, võib-olla oma maja või uus auto või mingi, ma ei tea, puhkusereis või ma ei tea, escape room'i minek, mis iganes need asjad on. Läbi selle külluse energia, mis sul tekib selle tänulikkusega, sa avad ennast nendele asjadele ja sa oled valmis neid vastu võtma. Mida vähem tänulikum sa oma elus oled, ehk sa ei ole üldse tänulik mitte millegi eest, sa oled rohkem tõre ja vihane ja pahane, seda rohkem sa oled suletud nendele uutele võimalustele, sellele nagu sinu külluse energia on lukus. Ehk siis sul on väravad ees, millest nii-öeldes läbi ei tule siis neid asju, mida sa soovid. Ei teki neid võimalusi, ei teki sul läbi jõu ja vaeva saad sa mingeid asju. Aga selle kergusega, et sul küll lihtsalt voolavad need asjad sisse ja see läheb lihtsalt ja kergelt sinu jaoks, see on siis ainult läbi selle külluse energia, ehk siis mis tekibki selle läbi tänulikkuse, mida tänulikum sa asjade üle oled, situatsioonide, inimeste ja kõige muu, seda avatum oled sa siis kõigele sellele heale, mida sa soovid oma ellu, mida sa tahad oma ellu. Ja sa oled ka valmis seda vastu võtma oma tänulikkusega, sest sa päriselt oled tänulik juba täna näiteks selle uue maja eest, mida sa praegu katsuda ei saa. Sul võib-olla isegi ei ole õrna aimugi, kuidas see maja saab sinu omaks või et kuna sa sinna sisse kolid või mis iganes, aga sa oled juba täna tänulik selle oma kodu eest. Ja see kodu jõuab sinuni tunduvalt kiiremini läbi selle. Tänulikkus aitab meil mega kiiresti siis jõuda asjadeni, mida me soovime, selle eluni, mida me soovime elada. Neid unistuste asjad, mida me tahame, soovime, olukorrad, situatsioonid, võimalused, inimesed, et läbi selle tänulikkuse me avame iseennast ja oleme valmis vastu võtma seda kõike head ja paremat. Mida tõredamad, mida pahasemad, mida rohkem me nagu sihuke vihasemad oleme, seda vähem saame me neid asju ja seda rohkem peame me vaeva nägema põhimõtteliselt läbi seinte minema selleks, et midagigi saada siin elus. Tänulikkus viib edasi ja mis põhiline tänulikkus, mida tänulikum sa siin elus oled, seda rohkem sa avad siis iseennast kõigele heale paremale ning kaasa arvatud sinu sagedus tõuseb. Sinu meeleolu tõuseb, sinu motivatsioonitase tõuseb, sinu energiatase tõuseb selle tänulikkuse olemisel, et mida tänulikum sa oled, seda kõrgem on siis igas mõistes sinu sagedus.
sa oled rohkem motiveeritud, sul on rohkem energiat, sa jagad rohkem armastust välja, sa tunned ennast palju paremini, sa oled positiivsem, sa oled rohkem inspireeritud ja kõik selline. Tänulikkus tõmbab su ülesse. Kui sul on halb tuju, halb päev ja sa loed omale ette 3 asja, mille üle sa oled nagu täiega tänulik täna, siis sa tõmbad omal tegelikult meeleolu ülesse. Jah, see võib võtta, et sa pead natuke rohkem seda tänulikkust nagu, et võib-olla rohkem asju vaja öelda või kogeda, nagu tunnetada, et ma päriselt olengi tänulik, mitte see, et ma lihtsalt ütlen, ma olen tänulik selle käekoti eest, mis mul siin nurgas seisab, on ju. Et sellel ei ole nagu mingit emotsiooni taga. Aga kui ma nagu päriselt, ma olen ülitänulik oma siis lapse eest, et kes mul siin kõhus on, et ma olen täiega tänulik, meeleolu on hoopis teine. Ma olen ülitänulik. Ja sellega seotult, siis kui sul ongi see südamest tulev see tänulikkus, siis sa avad ennast külluse energiale, kui ka siis enda nagu sagedus tõuseb nii palju, et sa tunned nagu, kui sa tunned siis lõpuks, et sa suudad mägesid liigutada, sa suudad lennata lausa, sest sa oled enda sageduse üles tõstnud ja sul on külluse energia avatud, millega siis tõmbadki omale kõike võimalikku, siis head, positiivset ja kõike seda, mida sa soovid enda ellu, mis siis aitab tegelikult su kõrgemal lennata. Ehk tänulikkus on väga-väga oluline osa, mida oma ellu rakendada. Selleks, et su elus asjad liiguksid, et sa oleksid avatud imelistele võimalustele, suurepärastele asjadele ja et sinu enda siis meeleolu, emotsioonid, siis motivatsioon, energia ja kõik see oleks võimalikult hea. Et su sagedus oleks kõrge. Siis tänulikkust tasub oma ellu rakendada. Ja tänulikkust sa saad oma ellu, siis on võtteid, mida sa saad kasutada. Algselt pead harjutama, et näiteks sa panedki telefoni kas või teavituse, et iga päev on ju, et sa teed seda. Hiljem sul hakkab see automaatselt toimuma, et sa päriselt oledki tänulik ja sa isegi ei mõtle, sa ei pea mõtlema selle peale, sa automaatselt tunned seda tänutunnet ja sa nagu ütledki selle välja. Aga alguses, kui sa ei ole harjunud olema tänulik ja su elu on selline, ei ole kõige meeldivam võib-olla, siis on keerulisem tunda seda tänulikkust, ehk siis on seda vaja praktiseerida, avada oma süda, sest tänulikkusega sa avad ka omaenda süda ja mida avatum on sinu süda, seda rohkem oled sa valmis siis vastu võtma kõige head ja paremat. Mida suletum on sinu süda, seda raskem on sul saada asju, mida sa soovid ja jõuda õnneliku eluni. Aga tänulikkuse puhul üks variant on siis kasutada tänulikkuse päevikut, et sa kirjutadki siis igapäevaselt, näiteks iga õhtu enne magama minekut kirjutad üles mingi 5 asja, mille üle sa oled tänulik. Ja niimoodi iga õhtu mõistlik on teha seda vähemalt 3 kuud, ehk siis 90 päeva või 90 õhtut kirjutada, sest üldjuhul, kui sa 90 õhtut nagu seda teed, on ju, 90 päeva järjest, siis sul tekib uus harjumus oma elus. See ei tähenda seda, et kui 90 päeva kukub, et siis rohkem ei tee. Ei, edasi võib ka teha ikka ilusti. Aga lihtsalt see 90 päevaga üldjuhul inimesed suudavad enda sisse harjutada uue harjumuse. Miks see nii on? See on niimoodi, et algselt, kui sa alustad, siuke esimene kuu aega on see, et sa alles nagu harjud, kohaned sellega, et midagi on muutumas, et sinu nagu, eriti veel, kui sul on mingi vana harjumus, mille sa nagu üritad ümber harjutada uuega,
siis see nagu esimene kuu aega läheb selle peale, et sa nagu üldse nagu saaksid aru, et mingi muutus toimub. Siis see teine kuu võtab siis aega, et harjuda ja praktiseerida seda asja enda elus. Ehk see vana osa on juba vaikselt hääbunud, see eelnev harjumus või et kui sul ei olnudki varasemat mingit harjumust, et siis see uus, et see kinnistuks. Ja siis see viimane 3. kuu on puhtalt kinnistumise aeg. Ehk et see kinnistuks sinu kehasse, et see muutuks nagu sõna otseses mõttes harjumuseks sinu jaoks, et see on loomulik asi, mida ma teen igapäevaselt. Üldjuhul on 90 päeva see protsess, et need 3 kuud, aga võib minna ka pikemalt, sõltub hästi palju sellest, kui vastu puikleja sa oled, sinu olemus ja kõik muu ja kui palju sa nagu reaalselt usud sellesse, et see toimib või ei toimi. Ja kas sa teed seda nagu vastutahtmist või nagu hea meelega, et sa päriselt tahad seda teha. Lisaks, kas sa päriselt tegid 90 päeva järjest. Et kui sul jäi seal vahepeal midagi vahele, siis on juba lüngad sees, ehk siis ei ole see 90 päeva tehtud, kus siis võib tekkida takerdusi. Et seda nagu tasub jälgida, aga jah, et 90 õhtut näiteks siis kirjutadki iga õhtu, näiteks 3-5 võid ka rohkem asja kirjutad üles, mille üle sa oled päriselt tänulik. Nagu sa tunnedki südamest, et sa oled tänulik. Nagu ütlesin, algul võib-olla sul ongi siuke tunne, et issand, ma ei ole millegi üle tänulik, on ju. Et sul võtab aega leida neid asju, aga algselt sa võidki nagu siis, et kui sul seda tunnet nii suurt ei ole seal taga selle tänulikkusel, et siis kirjuta vähemalt ikkagi neid asju. Et see tunne hakkab vaikselt tekkima. Kuigi tasub jah, nagu leida mingid need asjad, mis sul nagu ikkagi tekitavad seda tunnet. Et näiteks kui sul on kaaslane, kelle eest sa oled tänulik, siis sa võid selle ilusti kirja panna lapsed, pere, koduloom, töökoht, oma kodu, auto, mis iganes need asjad on. Et samamoodi, et ma ei tea, sa oled tänulik, et sa said kõik arved see kuu makstud. Et need kõik siuksed asjad, et sa võid need kirja panna ja mitte, et sa kirjutad iga õhtu samu asju, vaid sa järjest nagu leiad uusi asju, siis samamoodi, et sa võid kirjutada ka, mis su päevasündmustest näiteks midagi. Ma olen ülitänulik, et ma sain sõbrannaga kohvile minna. Samamoodi, et need asjad, küll sa nagu algul võib-olla on keerulisem, aga mida aeg edasi sul muutub järjest kergemaks seda tänulikkust, nagu neid asju leida, mille üle sa oled tänulik ja et sa tunnetadki päriselt, et sa oled tänulik nende asjade üle. Et sa oled õnnelik, tänulik, et need asjad toimuvad su elus või et sul need asjad on olemas. Nii. See on siis üks variant, mis sa saad nagu tänulikkuse puhul ette rakendada. Siis teine variant ongi näiteks see, et kui sa tunned, et sinu meeleolu läheb alla, et näiteks sa hakkad vihastud või pahane või mingid siuksed asjad, siis sa saad kasutada seda sama taktikat, et pööra enda mõtted sellele, et mille üle ma olen hetkel tänulik. Ütleme, sul tekib vihahoog ja siis sa mõtled nii, mõtle nüüd 5 asja, mille üle ma olen tänulik, sa ütled 5 asja, mille üle oled tänulik ja päris tunnetad seda ja sinu vihahoog on kadunud. Sa oled maha rahunenud. Jah, võib-olla kui sul on väga suur vihahoog, siis sa võid rohkem neid tänulikkuse asju võtta või minna nagu sügavamale, et see ongi sul, see tunne on suurem taga. Ja sa rahuned maha. Et selles mõistes on seda tänulikkust väga hea praktiseerida, et ta rahustab sind. Samas ongi, et tõstab sul igasugust energiat ja motivatsiooni ja kõike seda. Ja lisaks avab siis külluse väravad
nii-öelda või külluse energia, mis aitab tuua su ellu kõike seda, mida sa päriselt tahad ja avab su südant, mis on minu meelest väga olulised asjad. Tänulikkusega seotult on erinevaid tehnikaid, mida sa saad praktiseerida. See päeviku täitmine on üks variant. Sa võid ka seda nagu vahet ei ole, mis näiteks ükskõik mis kell täita. Lihtsalt õhtuti võib-olla on seda nagu kergem teha, et sa saad päeva sündmustes panna näiteks, et mille üle sa oled tänulik ja et sul ei lähe siis meelest ära. Aga muidu sa võid ka seda päevikut täita ju päeva jooksul, et sa võid ükskõik mis hetkel seda täita ja mitmeid kordi panna sinna veel rohkem neid tänulikkuse asju, et kas või, et sa teed tööd ja siis sa oled, ma olen nii tänulik, et see programm toimib nii, nagu ma soovin. Ja siis sa võid selle kohe ka päevikusse kirjutada, et sul võib ka päevik niimoodi olla. Ja näiteks õhtul lihtsalt loed läbi neid ja võib-olla lisad midagi. Et see variant on ka täitsa olemas. Siis on üks variant, mida tänulikkusega saad ka teha, on siis niimoodi, et sa teedki, see on siis 7-7-7 tänulikkuse harjutus. See käib siis niimoodi, et sa 7 päeva järjest kirjutad siis 7 tänulikkust nii hommikul, päeval kui ka õhtul. Ehk siis see ongi nagu 7-7-7 on ju, on 3 7, et see 3 7 tähendab siis niimoodi, et sa kirjutadki 7 siis hommikul, 7 lõunaaeg, 7 õhtul ja siis 7 päeva järjest. Neid tänulikkuseid siis, mis on kõik erinevad, mitte ükski, et ei kordu, vaid on erinevad need asjad, mille üle sa oled tänulik. Et see variant on ka täitsa olemas, mida sa võid praktiseerida, harjutada ja kindlasti ma soovitan sul jagada oma siis seda emotsiooni ja seda kogemust, et kuidas see tänulikkuse rakendamine oma ellu siis on muutnud su elu. Sest tegelikult tänulikkus hakkab väga palju sinu elu muutma. Et mina isiklikult, mida rohkem mina rakendasin siis tänulikkust oma ellu, et ma olin üha tänulikum igasuguste asjade eest ja kõige muu eest, seda rohkem hakkasin ma kogema siis selliseid olukordi, kus näiteks oligi, et mulle tehti uksed lahti, mulle siis, ma ei tea, näiteks, ma ei oskagi kohe nagu tuua neid igasuguseid asju, mis mul toimusid, sest neid oli mega palju, siuksed olidki, et inimesed tulid appi mulle. Näiteks oligi see, et kui mul kukkus midagi maha, siis inimene tuli ja tõstis selle, vabandust, teil kukkus, on ju, mida mul väga vanasti nagu midagi ei olnud. Samamoodi siis ukse lahti tegemised või asjad, et tavaliselt ma olin nähtamatu kuju, et kõik jooksid must mööda või jooksid mulle isegi otsa. Aga pärast nagu selle tänulikkuse rakendamist oma ellu hakkasid igasugused sündmused, asjad nagu toimuma. Sellised, kus ma kogesin nagu väga meeldivaid olukordi. Et siuke, kus ma hakkasin kogema hästi palju seda, et inimesed on hästi abivalmis, mida nagu väga vanasti ei pannud tähelegi, et oleks inimesed nii abivalmis. Ja siis siukseid, ma sain ootamatult mingeid komplimente näiteks, ma sain mingeid kingitusi, täiesti sellised, ei oleks osanud oodatagi. Ja see hakkas kõik toimuma peale seda, kui ma hakkasin tänulikkust rakendama oma ellu ja mida rohkem ma nagu tänulikumaks muutusin oma elus, seda rohkem siis hakkasid olukorrad tekkima ja mis ma nagu enda kogemusest sain aru või nagu kogesin läbi, oli see, et iga kord, kui ma veel mingid siuksed sündmused toimusid ja kui ma olin ka nendele sündmustele, olin tänulik. Et ma nagu pöörasin neile tähelepanu ja ma olin tänulik nende asjade eest, siis mul võimendusse läks veel rohkemaks ja siuke, et tundsidki, et sinu nagu see külluse energia on lahti, sul hakkasidki võimalused tekkima ja sulle pakutigi neid võimalusi ja kõike muud, aga nii nagu mul tekkis mingi siuke paus sisse, et
või noh, nagu selline, et ma nagu ei rakendanud seda tänulikkust nii palju oma ellu, et näiteks oligi see, et kui keegi mulle ukse lahti tegi, siis see tundus nii loomulik, et ma ei olnud nagu tollel momendil tänulik. Noh, see ei tähendanud, et see kogu aeg nii oli, aga noh, ütleme mingid siuksed asjad, et ma nagu hakkasin võtma seda nii automaatselt ja nii loomulikult, et ma unustasin olla nagu tänulik selliste pisiasjade peale. Ja koheselt oli märgatav, et need igasugused võimalused ja asjad vähenesid. Ja nii nagu ma uuesti seda tänulikkust hakkasin uuesti oma ellu rakendama, koheselt jälle tekkisid võimalused ja kõik asjad hakkasid elus nagu liikuma paremuse poole ja enda meeleolu ja enda emotsioon ja tunded olid ka palju kõrgemad. Ma olin väga heas sageduses või noh, siiamaani olen, et see tänulikkus tõesti muudab nii palju siin elus, et see on uskumatu ja ma täiega soovitan sul katset või noh, nagu selles suhtes testida. Jah, on see, et parima üldjuhul need tulemused tekivad tõesti, kui sa oled 90 päeva vähemalt teinud, tegelenud sellega. Mõnel tekivad hiljem need nagu, et sa hakkad nägema, kogema neid asju, mõnel tekivad hästi varakult juba, et see kõik sõltub sinu enda sagedustest ja olukordadest, et kui tänulik sa ikkagi oled, et ka kui südames see asi nagu tänulikkus tuleb, aga sa ikkagi hakkad neid kogema, et kui sa vähemalt see 90 päeva oled seda teinud, siis su elus on toimunud sellised asjad, mis siis tegelikult ongi tulnud sellest, et sa oled tänulik. Et see nagu läbi selle asja on võimendunud. Et ma soovitan testida ja tule ja jaga ka meile oma kogemust siis tänulikkusega, et kui palju tegelikult tänulikkus sinu elu muudab, et on muutnud, sest tänulikkus aitab kiirendada siis seda võimalust, et jõuda siis õnneliku eluni ja saada kõik need asjad, mida sa päriselt soovid ja tahad. Ilma tänulikkuseta on sõna otseses mõttes, sa pead läbi seinte ja kuristike ja ma ei tea, mille minema selleks, et saavutada siis õnnelik elu, nagu tõeline õnnelik elu või saada need asjad, mida sa väga-väga tahad. Kasuta tänulikkust, et tänulikkus avab ka sinu südant, mis on väga imeline. Suur-suur aitäh sulle ja kohtume loodetavasti varsti. Tšau!